sa just võrdlesid Hendrik Terrast Haktua tüdrukuga või? Ma lihtsalt ütlen ära, ma siiamaani vaadanud seda klippi. Haktua. Haktua! Kui te juhuslikult veel ei... See ei käi. Okei. Mul oli juba ees vaata. Kui te juhuslikult veel ei tea, kuidas saada üleöö kuulsaks ja siis, kuidas oma kuulsusest võtta absoluutselt kõik, mis võtta annab, siis kohe saad teada. Ja palun subskribeerige. Kas sa tead, kui kerge on tänapäeval saada kuulsaks? Hästi on niimoodi, et sa läksid reality TV-sse, see oli kuulsus garanteeritud. Ja täiesti garanteeritult on sul loll kuulsus niimoodi. Meil on üks süke loll kuulsus. Keda ma tahan sulle siin tutvustada? Konkreetselt üleöö muutus tema elu. Ja see on väga-väga huvitav juhtum. Süke tüdruk nagu Hailey Welch. Pean ka mainima, et tal on nimi on kirjutatud niimoodi, aga Hailey. Tol ajal 21 000 subscriberiga YouTube'i kanal Tim and D TV tegid siis tänavaintekaid ja juhuslikult sattus sinna natukene joonud Hailey, kes siis tegi selle legendaarse klipi, on ju. No me peame arvestama, et see kanal tegeles ööelus intervjuude tegemisega, mis on alati nagu eetiliselt veitsa kaheldav, et kas sa kindlasti peaksid interneti üles riputama pilves või purjus inimesi. Et kui me isegi mõtleme sellele, et kui inimene sööb, siis ei ole teda ilus filmida, aga et kui ta on joonud, et kas on okei, kas on mitte ei kasuta ära neid inimesi, kes seal ööelus hängivad ja tahavad ennast lihtsalt lõbusalt tunda. Aga no, ma saan aru, et see oli selle Tim ja TV nagu... Terve point, jah. Ma lihtsalt ütlen ära, ma siiamaani vaadanud seda klippi. Küll aga ma olen lugenud selle kohta väga-väga palju. Sellest on kirjutanud maailma suurimad ajalehed, kaasa arvatud näiteks New York Times on ju. Sellest on saanud selline sensatsioon ja ma ei ole kunagi näinud, nii et ma suurima hea meelega vaataks selle ära. See on see 8-sekundiline klipp, mis aitas tal jõuda New York Timesi. One move in bed that makes a man go crazy every time. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Aga mis sa arvad sellest klipist? Aga kas ta teeb mingi sülitamise häält või mida ta teeb täpse? No ta ütleb, et... No ma ei taha rääkida sellest. See on väga veider. Aga ma saan aru, et Hailey Welch ei olnud ise ka pea peale kukkunud, vaid ta asus seda olukorda hoogsalt iseenda kasuks keerama. Ja kohe paiskas müügile merch'i ja müüs seda nagu mõne päevaga $65 000 eest. Tal oli hästi palju fänne, ta oli nagu nii armas, country girl, aga ta oli hästi vihane, et see YouTube'i kanal teenib tema pealt praegu raha. Suvalised inimesed hakkasid tema alt tegema seda nagu fänni-nänni, et tema tahab ka ju nagu osa rahast saada, aga inimestele ei meeldinud. Okei, aga ise oleksid ostnud selle $50 eest selle Hailey Welchi autogrammiga mütsi, kuhu peale on kirjutatud Haktua. Aga kas ta tegi sinu arust õigesti, et ta pani oma fännenänni müüki? Muidugi. Aga mida sa üldse sellest situatsioonist? Sa on üle maailma tehtud lolliks, midagi võiks sellest kasu olla ju. Teine variant muidugi, et ta oleks võinud parlamenti kandideerida. No ühesõnaga, sa pead midagi selle kuulsusega tegema, muidu sa oled lihtsalt nagu lolliks tehtud. Need vennad, kes tegid seda televisiooni ja Tim ja TV-d, nemad on väga solvunud, et neid ei tänatud piisavalt. You have to be thankful, nagu ütles president Donald Trump Zelenskile. Mulle tundub, et see lollus paljundub ennast Ameerikas. Nädal aega hiljem, selles kui nüüd see 8-sekine klipp läks Insta ja TikToki, tal oli terve sotsiaalmeedia tiim. Tal oli manager, tal oli operaator, tal oli fotograaf, tal oli advokaat. Nädal aega. Võimalik ainult Ameerikas. Teda kutsuti erinevatele showdele raha eest lihtsalt, et ta läheb ja ütleb mikrisse Haktua. On veel lihtsamalt nii teenitavat raha vist ei ole olemas ju. Mis meid kõige rohkem häirib? Kas sa tead, kes on Eminem? Loomulikult sa tead, kes on Eminem, on ju? Kui vanaks sa pead mind nagu? Ei, nagu mitte selles mõttes, nagu sa tead tema nagu persooni, milline ta on. Ta on siuke kuri,
mees on ju. Eminem pani Instagrami pildi pealkirjaks, kus ta promob oma uut albumit, pani sinna lõppu Hawk Tour. Ja mis ta tahtis öelda sellega? Peale selle, et Eminem pani selle oma Instagrami pildi pealkirjaks, siis inimesed tegid ka Hawk Tour tattoo'd. Mitte ainult need sõnad. Sõnad ka, aga see on mu lemmik. Aga mõne jaoks see on lihtsalt nagu väga filosoofiline asi. Ta sai endale tiimi, ta sai kuulsustega sõpradeks, ta sai Eminemi pealkirja ja siis üleöö muutusid kommentaarid väga kurjaks. Nii. Järsku oli, et see on piinlik, see on cringe, see peab kõik lõppema, miks ta kuulus on, kes ta kuulsaks tegi. Aga mul on seletus sellele. No. Algoritm pluss trollid. Aga kumma need trollid siis olid? Kas need, kes alguses kirjutasid, et ta on lahe või need, kes pärast kirjutasid? Ei, need, kes pärast kirjutasid neid vihaseid. Muusikast Mihkel Rauaga varsti Inspiras. Ega siis internetis asjad töötavad ju niimoodi, et mida rohkem sa saad sinna kommentaari või laike alla mingile teemale, seda rohkem see levib. Aga sul on lihtsam saada neid laike ja kommentaare sinna alla negatiivsetele asjadele. Et kui keegi hakkab sõimama mingi, troll tõmbab üles, hakkame teda sõimama, siis teised hakkavad kaitsma ja see lihtsalt lumepallina kerib niimoodi. Mul on sulle täielik vastand väide praegu kohe öelda. Ta tegi seal vahepeal mingeid asju, pole nii olulised, siis ta tegi podcasti. Sellel podcastil on IMDb's pannud hinnanguks põhimõtteliselt kõik on 10 tähti 10. Need on hästi-hästi suure irooniaga kirjutatud, et mitte üheski teises podcastis ei mõelda nii sügavalt, nii suure... No lihtsalt nagu maailma muutev, 3. silm avanes. Aga selliseid hinnanguid kirjutab väga vabalt ChatGPT. Selles mõttes, et kui sa tahad kellelegi ei, need on päris inimesed, ma ei usu sind. Selles mõttes, et sul on võimalik ChatGPT-le öelda, et kirjuta hästi positiivne, toetav kommentaar tüdrukule, kes on nii ja nii vana ja kellesse mina suhtun toetavalt ja tahan talle anda oma kaastunde ja ta teeb nagu ekstra viisaka kirjelduse ja see ei ole võimeline inimesena seda mitte kunagi välja mõtlema. Sest see tundub nagu nii üle võlli. See on nii naljakas. Okei, vahet ei ole, kas need on nagu ChatGPT poolt genereeritud, aga nagu see oli siuke trend hinnata seda podcasti hästi ja sellest nagu ülim võrdes rääkida. Ma saan aru sellest tiimist, kes talle nädalaga sinna kogunes, sest et see on marketing võte. Davai, minge kõik oma chati, sisestage mingid märksõnad, kopime sinna ja siis see hakkab nagu ise ennast paljundama selle ühel hetkel. Sind. Mul on sul küsimus, kui sa oled teinud nii põhjaliku töö, kas sa kuulasid ka mõnda seda podcasti? Need on maailma muutvad. Need on amazing. Jah, ma tean, millest sa räägitakse. See on sisutühi. Sisutühi piiks. Aga selles ongi nali. Aga see podcast vajus ära. Ja. Esimestel osadel ikka oli vaatamisjon ja läks minema. Mida teeb siis üks langev täht oma viimase jõuga? Otsib tähelepanu. Teeb krüptomündi. My hawk meme coin is live! Põhimõtteliselt selle mündi väärtus oli 96% jaotatud 10 erineva omavahel ühendatud rahakoti vahel. See oli pettus. Tiim, jah, pettus. Ja see tõusis, läks väga suureks, läks väga kõrgele ja järsku kukkus see kõik alla, selle nimi on Rug Pull. Soared to a market capitalization of $500 million in a matter of minutes. And then immediately tumbled more than 95%. Aga Rug Pull on illegaalne asi. Hailey vastu alustati kohtuhagi. Ja nüüd Hailey ei ole 11 nädalat mitte midagi, mitte ühelegi sotsiaalmeedia platvormile postitanud. Ja ta kommentaarid on täis seda, et ma loodan, et sa naudid oma vanglas veetud aega. Aga kas ta sai kogu selle pulli peale nagu super rikkaks? Ja. Elu on kindlustatud, mitte kunagi enam ei pea muretsema. Ta pani ikka
paar miljonit seal tasku. Logged in my bank app the other day. I've had a stroke. Let me put it that way. Really? Mis see õpetlik lugu siis on? Kui said lollisti kuulsaks, proovis midagi investeerida niimoodi, et see sulle edaspidi kasu tooks. Et sa ei pane pahaks tema... Krüptoasja ma loomulikult panen pahaks, selles mõttes petta ei tohi. Selles suhtes, inimesed panid oma elusäästud nagu 100 000 panid sinna münti. Ei, sa pea mulle seletama, ma räägin, kui on pettus, siis on pettus, seda ei tohi teha. Aga lollid teod saavad lollid tulemused nagu. Well, to those people who lost money, maybe you shouldn't have trusted a girl who got famous for saying she likes to spit on wieners. Maybe she deserves the money. Mina ei paneks oma elu sääste hakkcoini. Kas sa paneks? Ei. Ehk siis nagu... Sa pead olema ka kõrge riskitaluvusega, kui sa hakkad sellisesse kohta oma raha panema. See oli risk, mis ei tasunud ära. Eiga, good for her. Ilmselge on see, et tegemist on ühe atsaka tütarlapsega. Ma arvan, me kuuleme tast veel. Arvad? Täiesti kindel. A vangist või? Ei. Küll ta sellest kuidagi välja nihverdab, maksab ära, kannab karistuse, rehabiliteerib ennast ühiskonna ees ja tuleb võitjana välja. Y'all really thought I was done? I'm just getting started, baby. No, hakk toa.